Me oleme festivali köögis. Mul on teile väikene saladus. Me varastame ära linna kõige parema võileiva retsepti. Tule kaasa. Tule eest ära, Peeter. Sind ei filmita praegu. Tere, köögi perenaine. Sina oled hästi ilus. Aitäh! You just made my day. Wow. Mul on selline küsimus sulle. Mille sööksid laua pealt püsti jalalt ära Tõnu Kark? Tõnu Kark võtaks ilmselt midagi traditsioonilist. Ma arvan, et seda kooki. See läheb kõigile peale. See sama kook siin. Aga mille järele jookseks jalad rakku Evelin Pang? Evelin Pang võtaks meie tänast uut kakaod ilmselt. See on selline mõnus ja vürtsikas ja igasuguseid salamaitseaineid on sinna sisse pandud, et see läheks ilmselt tema selle personalityga kokku hästi. Ja nüüd, mis sa paned võileiva sisse, et see nii hea on? Ma arvan, et tegelikult nende võileibadega on kõige lihtsam, et võileibadega on nagu see asi, et sa pead tegema võileiba niimoodi, nagu sina tahaksid seda süüa. Et kui ma teen sellise võileiva, mis nagu mulle maitseb, siis ma annan selle sulle, ma arvan, et sulle maitseb ka. Et vaata, kohvikuga ongi tegelikult see lugu, et see koht läheb nagu sinu nägu. Ja sa koondad nagu siia enda ümber inimesi tegelikult, kes on ilmselt vähemal või suuremal määral sinu enda moodi. Ehk siis kellel on nagu sama maitse. Aga kas sa selle paned siia võileiva sisse? Loomulikult. A vorsti? Tegelikult ma panen kõike seda, mida sa tahad. Aga mis on see kaste, mis selle võileiva nii heaks teeb? Meil on võided, vaata erinevad siin on 3 sorti, traditsioonilist, paprikaga, ürtidega. Et siin peaks olema nagu igale ühele midagi. Sa tead, et... ongi see, et sa saad valida. Mis sa vaatad? Ütled, pane vähem, pane rohkem. McDonaldsis sa ei saa ju niimoodi teha. Ei saa. Väga hea. Teine asi on see, et sa pead seda kõike tegema stressivabalt. Täiesti stressivabalt. Täiesti oma lõpuks for fun. Ühesõnaga, meil on siin stressivabad võileivad, siin on stressivabad küpsised ja käsitsi tehtud šokolaad on samuti olemas. Mis sa meile tasuta annad siit nüüd? Võtke šokolaadi, ma soodin šokolaadi võtta, praegu on täiskuu ja see soodustab nagu sellist armumist ja sükest õnne on ja. Kas see võiks tekitada Jupiteri kvadraadi Veenusega? Täpselt nii. Ma arvan, et täna õhtul te siin kõik nagu näete ka seda ja täna meil tuleb see all night long, et siis. Wow. Lähme kinno.